Eesti inimesed on täiendanud vahvaid nutitelefone, nimelt on nüüd võimalik sinna peale tõmmata selline programm, mis on Eestis välja mõeldud ja teostatud, et lähete metsa ja määrate taime. See on nagu taimede välimääraja otse telefonis, lähete telefoniga ükskõik missuguse taime juurde ja see ütleb, mis taimega on tegemist. Meie reporter Hannes Ermaküla käis testimas, kuidas see programm töötab. Me lähme otsime mõne taime. Lähme määrame mõne taime, jah, sellepärast, et see Eesti e-floora on nagu ajakirjanduses palju tähelepanu saanud. Siin on siis üks puu. Või põõsas, mis ta on? Ei tea. Ta on selline põõsa moodi puu. Kas sina tead, mis asi see on? Absoluutselt ei tea. Mina ka ei tea. Mul on väga piinlik. Ma loodan, et mõni mu keskkooliõpetajatest seda ei vaata, aga ma tõesti ei tea, mis puu see on. Ja nüüd proovime seda määrata. Mis puu see on? Eesti e-floora 1 puud ja põõsad. On sul mingid ideid ennem kõigepealt, mis asi see võiks olla? Ma ei tea, saarda ei ole, saart ma tean, mul on maal igal pool. Haaptaga ei ole? Arvad? Ei, haavaleed pidid värisema. Äkki see on sarapuu? Väriseb küll. Ei, no ta kuidagi pidi teistmoodi värisema. Haapsaar, Pärn see vast ka ei ole? Ei, Pärn see nüüd küll ei ole. On väärpuid või? Tamm. Tamm see oli kindlasti. Ei ole. Seda ma tean. Nii, aga mis asi see siis? Aga meil on nüüd taimemääraja, kes küsib meie käest küsimusi. Nii, näite, mis ta küsib. Kas lehed on nõeljad, okkad või soomusekujulised või on tavalised? Pigem tavalised lehed ju. Nõeljad, okkad, soomusekujulised tavalised. Ma ütleks tavalised. Täitsa tavalised lehed. Kas lehed on vastakud või on vahelduvad või männases? Oota, sellest ma ei saa aru sellest küsimusest. Vastakud või vahelduvad? Ja siin on pilt ka, vaata. Vastakud on... Aga nüüd on juba läheb keeruliseks. Oota, aga see on ju taim seal. Ei, see vist on mingi põõsaline. No taime määra, puu on ka taim. Jah, on suur taim. Kas meil on liitlehed või lihtlehed? Mina ei saa aru. Ogadega ei ole. Ogas ei ole? Ei ole. Vili ei meenuta vaarikat? Võib-olla sügise pool, aga praegu kindlasti mitte. Kas see on puitunud ronitaim põõsas? See kui palju küsitakse me käest. Kas meil ei ole see ülemine vasakpoolne taim üldsegi või? See on marihuana minu arust. Ei, ma loodan, et see ei ole küll see. Kanep. Äkki me otsime üldse valest kohast? Otsime telefonist selle asemel, et küsida kellegi käest. Kas see võiks olla väike läätspuu? Pakub ta nüüd välja? Väike läätspuu. Näite väikse läätspuu pilti. Oota, põõsas 1-5-2 meetrit kõrge. See on ju 5 meetrit see siin. Kas see on suur läätspuu? Äkki ongi suur läätspuu. Seda ma mõtlesin kohe, et see võib olla suur läätspuu. Mõtlesid? Aga ongi see või? Ma ei tea. Oota. No, see on ikka jube õre. Keeruline. Selle puu määramine osaks keeruliseks. Mis on selline kõige veidram või imelikum programm lisaks sellele punasele nupule, mis maksis palju? $1000. No näiteks võid tõmmata endale tulemasina telefoni. Tulemasina? Välgumihkli? Ja see on ühe välgumihkli firma tehtud, nii et kui sa vajutad sinna ekraani peale, siis käib see välgumihkli see tšks ja siis tuli läheb põlema. Aga kas sellest on mingit kasu ka? Ei ole. Või siis mäng, kus sa saad oma sõbrale peksa anda. Teed sõbrast nagu just pildi teha ja siis tuleb sinu nägu ekraanile, sulle joonistatakse selline keha alla ja siis ma võin sind näiteks läbi peksta, kui tahan. Ja pärast pannakse see pilt läbi pekstud sinust Facebooki. Selline tore mäng on olemas. Munakeedu programm on muideks. Sa võtad külmkapist muna, siis siin ekraani peal näitad vead sõrmega, kui suur see muna on ja siis ta GPS-iga mõõdab sinu kõrguse merepinnast, et teatavasti need olenevad sellest, kui kõrgel sa asud, on see munakeedu aeg ka erinev. Ja see on väga teaduslik, siis koostatakse valem ja siis pannakse stopper käima ja siis, kui muna valmis on, siis hakkab telefon karjuma. Pasun on täitsa olemas. Et kui sa võtad ja niimoodi ta otsapidi kätte, nii nagu ta pasun on. Pasun? Nii? Ja nüüd kui sa puhud sinna korra, paned selle just oma suu lähedale ja puhud. Ja kui sa telefoni kallutad, siis ta teeb kas kõrgemat või madalamat häält. Aha, võt see on tegelikult väga... Sa võid minna presidendi loss on siin samas, sa võid minna sinna, kui see vahtkonna vahetus on. Või kui lippu heisatakse või?
See on väga vajalik. See on väga vajalik. Väga vajalik. Aga näiteks ühe programmi on vana rokkar Lou Reed on kirjutanud iPhone'i jaoks, vähemalt siis lasknud kirjutada ja temal on see mure, et silmad on kehvaks jäänud. Ja ta ei näinud seda telefoniraamatut siit nii väga hästi. Ja siis ta kirjutas sellise programmi, mis teeb kõik nimed nii suureks ekraanil kui nagu vähegi võimalik, et isegi Lou Reed näeb lugeda. Ja siis on eraldi programm on selle jaoks, et kui sa tahad tänaval kõndides SMS-i kirjutada, et sa ei põrkaks vastu posti. Et muidu on silmad telefonis kogu aeg, siis siin on nüüd selline programm, et ta kaameras näitab sulle kogu aeg, mis su ees on ja siis samal ajal saad siia ekraani peale nagu trükkida. Vaatame, kas me näeme, kes seal on näiteks. Ahah, see on meie kaameramees. See on üks kaameramees, sinna saa minna praegu.